leiame hiljem kindlasti 3 nädala netutoht. Igadel raadio ja hommikupõrd lahti. Kell on 8:37. Viimane aeg on teha juttu meie tänase päeva kõige tähtsama inimesega, selle nädalase Raadio 2 Silmad lahti hommikuprogrammi Topisega. Ja oleme siirdumas Ameerika Ühendriikidesse, kus siis Ameerika Ühendriikide võimud, eelkõige siis USA liiklusturvalisuse amet, TSA, siseriikliku julgeolekuministeerium ning veel mitmed julgeolekuorganid on nüüd väljastanud ühe trükise, kuidas ära tunda terroriste. Neid on jagatud siis erinevatesse ostukeskustesse, internetikohvikutesse, tätoveerimissalongidesse, bensiinijaamadesse, teistesse avalikesse paikadesse, kus tavaliselt ikkagi terroristid käivad. Ja kuidas siis terroriste ära tunda? Näiteks põhiline asi, mis viitab sellele, et oled terrorist, on see, kui sa ostad näiteks kohvi endale sularaha eest. Ning samuti, kui kasutad kuskil mingit sellist orienteerumisprogrammi, nagu näiteks Google Maps või midagi sellist, teed fotosid staadionitel ning linnatänavatel, on ilmselt sinu näol tegemist potentsiaalse terroristiga. Eriti siis juhitakse tähelepanu ja pannakse hingele valvsad olema siis kõiki poe- ja kohvikuomanikke, eriti kui tehakse siis väike oste sularaha eest, mitte kaardiga, sest kaardiga makstes jääb jälg maha, sularaha aga võib kasutada igaüks. Ja et teada saada ja natuke sellise aktsiooni tagapõhja avada, olemegi helistanud Ameerika Ühendriikidesse ühele tähtsasele turvalisuse eest vastutavale ametnikule, kelle nimi siinkohal julgeksin ära öelda, kuigi ta ise tahtis, et ma ei mainiks seda, on siis John McSmith. Tere hommikust, John! Well, hello. Kas tõepoolest teie siis olete Ameerika Ühendriikide julgeoleku eest vastutav ametnik, võib nii öelda? No, meil on neid väga palju, neid inimesi, kes vastutavad inimese julgeoleku eest ja inimese samas ka vabaduse eest. Vabadus on kõige tähtsam. Mis siis pani viimase punkti sellele, ma ütleksin, pikale sündmuste jadale, mille tulemusena meil on siis selline väike voldik, kena voldik, kuidas tunda ära terroristi sinu ümber? Turism on väga suur majandusharu meil ja meil käib väga palju terroriste ja me tegelikult jagasime alguses New Yorgis JFK lennuväljal terroristidele siis rinnamärke, mille me riigihankena siis lasime teha, aga rinnamärkidel oli kinnitussüsteem oli natukene halb ja rinnamärgid kuksid ära. Ja seetõttu ei saanud enam neid eristada muudest inimestest ja seetõttu pidime välja mõtlema plan B. John, teie olete ise ju ka tavaline Ameerika Ühendriikide kodanik, on ju nii? Yeah. Kas olete ise ka tänaval mõnda terroristi kohanud või siis kui hommikul Starbucksist kohvi haarate enne siis tööle minekut, olete näinud mõnda terroristi enda ees siis muffinit ja kohvi ostmas ka? Absoluutli, muidugi neid ju käib karjakaupa siin, nad käivad, pildistavad kõik meie kohal üles, meil on siin Vabaduse sammas, meil on erinevad stadionid, meil on nii palju, mida vaadata ja kõik need terve Ameerika on neid täis, nagu ma ka varem mainisin ja just täna hommikul jooksis üks mulle vastu, tal oli isegi koer juba näpu otsas, nad on ennast nii hästi juba siin kanda kinnitanud. No koera näol on tegu loomulikult bioloogilise relvaga, eks ju? Ja koera suust paistis välja ka 0,7 kaliibrine siis shotgun. Oh, päris jube. Te tegite selle hirmsa terroristi loomulikult kahjutuks, ma loodan. Ma tegin oma nööbiga pilti. Te ei lasknud neid maha? Ei, meil on vaja jälgida, sest et meie hõulime inimeste ikkagi vabadust, nagu ma olen korduvalt juba rõhutanud ja inimesel on õigus, isegi kui ta on terrorist, õigus natukene joosta ringi bioloogilise relvaga. Nii et esialgu muidugi pildistame neid vastu, see on pildistamise mäng, nemad pildistavad meie
meie strateegilisi hõuneid ja meie pilistame neid vastu. Me oleme siit, John, helistame teile muidu Tallinnast, Eesti Vabariigist, mis on siis Ameerika Ühendriikide liitlane siinkohal, rõhutaksin, ja ma olen ise Tallinnas mitu korda näinud, kui sõidan ringi ühistranspordiga, kus väga palju teinekord terroriste on, et tulevad inimesed ja trammijuhtidele maksavad siis sularahas piletite ostmisest. Kas nemad on ka potentsiaalselt terroristid? Nad maksavad väga väikeste ja tihtilugu öeldakse, et makske täpsete summadega, otsige väikseid rahasid, lausa münte. Olete te tähele pannud, trammijuhid, bussijuhid hakkavad siis natukene selgendama, nende läheb aega. Hakkavad küll. Noh, sellepärast, et nad peavad tabelisse üles kirjutama inimese välimuse ja võimaluse korral hakkavad flirtima piletiostjaga, et saada nime teada. Et alati oleme soovitanud, et kasutagu selliseid natukene cheesisi pick-up laine, nagu näiteks, et kas sul oli valus ka, kui sa maa peale kukkusid, sest taevas on üks angel puudu. Noh, sellised asjad lihtrahvale mõjuvad. Olen tihtilugu Tallinnas näinud, ma julgeksin öelda täitsa, mitte ainult Tallinnas muidugi, aga igal pool mujal, kus olen käinud selliseid väikseid potentsiaalseid terroriste, kes siis käivad lausa grupikaupa, neil on tihtilugu seljas helkurvestid ja 2 sellist vanemat instruktorit ka. Nad on, inimesele kuskil vöökohani, keskmisele inimesele, nad liiguvad ja nad väga aktiivselt käratsevad ja juhivad siis tähelepanu kõrvale. Kas sellised väiksed terroristid on tegu siis Pakistani või siis võib-olla isegi Süüria uuema sellise relvaga? Nad on tegelikult välja töötatud isegi Taiwanis. Et see on täiesti uus kants meie jaoks, meil ei ole varem nendega väga palju kokkupuuteid olnud, nende väljaõpe on põhjalik ja nad suudavad siis neil ei ole siis sarnaseid metodoloogilisi võtteid, nagu on seni meil teada olnud, vaid nad lihtsalt hakkavad inimeste ruineerima, ajudele käima, nad karjuvad, nad pissivad igale poole. See on meeletu ja lõpuks... See on psühholoogiline sõda, eks? See on psühholoogiline sõda. See on absoluut... See on uus tase. See on uus tase. Kuidas tavaline inimene veel peaks... oletame näiteks bensiinijaamas. Kuidas ma saan aru ikkagi, millise leti juures bensiinijaamas, sest ega terrorist bensiini ei osta, ta ju tuleb maalt, kus nafta on väga odav, tal on sealt omal kaasas, ta kallist naftat ei osta. Kuidas ma aru saan, millise leti juures terrorist ikkagi bensiinijaamas passib? Mida ta ostab? Journalistika. Sellepärast, et ega vanad harjumused ja võtted ei kao. Nad vastavad endale ajakirja või ajalehe ja nad teevad sinna 2 auku sisse, et saaks läbi seda vaadata. Nii et inimene, kes ostab ka tänaval, putkast ajalehe, on ikkagi terrorist ja peaksin raporteerima sellest. Kui ta maksab sularahas, siis kindlasti isegi... ma ei tea, kuidas teil seal need reeglid on, kas samasugused nagu Ameerikas või mitte, et kui juba sularahast keegi ostab, siis ei tea, kui kaugel asub esimene politsei jaoskond. Kohe linna jooksuga. Äkki igaks juhuks ennem lüüa põlv tagurpidi. Seda küll. Kas on teada ka selliseid juhtumeid, kui mõnel terroristil on olnud lausa pangakaart? Tähendab, Guinness rekordit raamatus on üks terrorist, kellel oli pangakaart ka. Selge. Nii et igaks juhuks oleks mõistlik kahtlustada ka neid, kes maksavad pangakaardiga ja igal juhul politseisse raporteerida. Eriti vaadake inimesi, kes käivad üksi või grupikesi. Selge. Aitäh teile turvalisuse eest vastutava anonüümne ametnik John Mac Smith Ameerikast.